Tere tulemast! Ja mõelge korraks, mis siis, kui ma ütleksin, et suurimad kriisid, millega me täna silmitsi seisame, olgu see siis keskkond, majandus või tervis, ei tulenegi tegelikult poliitikast või rahast. Mis siis, kui nende kõigi juur on hoopis loos, mida me endale tegelikkuse mahta räägime? Täna süveneme Blues Liptoni murrangulise ideesse, et muutes seda lugu on meil tõepoolest vägi muuta oma tulevikku. Okei, alustame siis algusest. Paneme paika diagnoosi. Miks tundub üha enamatele meist, et meie maailm on justkui kuristiku äärel? See on päris karm mõte, eks? Idee, et me ei tegele tegelikult paljude eraldiseisvate probleemidega, vaid ühe ainusa süsteemse haigusega. Ja mis veelgi hullem, see haigus tundub olevat lõppstaadiumis. See on väljavaade, mis justkui nõuaks lausa imet, et sellest välja tulla. Aga just siin peitubki lootuse kiir. See on küsimus, mis on kogu tänase arutelu tuum. Kas tervenemine on üldse võimalik? Ja mis siis, kui see ei saabu mitte väliste vahenditega, vaid hoopis seestpoolt, muutes seda, mida me kollektiivselt usume? Enne kui saame rääkida ravist, peame mõistma haiguse algpõhjust. Ja see peitub sügaval meie programmeerimises. Selles vanas loos, mis on meie tajusid ja seega ka meie tegelikkust juba sajandeid kujundanud. Läbi ajaloo on meie arusaam tegelikkusest tohutult arenenud. Me liikusime maailmast, kus kõik oli elus ja vaimne, läbi erinevate ususüsteemide, kuni jõudsime tänapäeva valitseva looni, materialismini. See on siis idee, et reaalne on ainult see, mida saab katsuda ja mõõta, ehk siis füüsiline mateeria. Ja just see lugu on toonud kaasa väga spetsiifilised uskumused meie endi kohta. Ja siin ongi materialistliku loo keskne dogma, geneetiline determinism. See on see laialt levinud uskumus, et meie elu, iseloom, tervis ja isegi õnn on ette määratud meie DNA poolt. See teeb meist sisuliselt oma pärilikkuse ohvrid, kes on paratamatu saatuse meelevallas. See elevandilugu on lihtsalt täiuslik metafoor. See kõis, mis täiskasvanud elevandi kinni loiab, ei ole ju tegelikult füüsiline takistus. See on õpitud uskumus tema enda piirides. Ja meie jaoks on selleks kõieks olnud idee geneetilisest determinismist. Me oleme lihtsalt uskunud, et oleme aheldatud, kuigi tegelikult oleme ammu piisavalt tugevad, et sellest vabaks murda. Aga nüüd, ja siin läheb asi põnevaks, on teadus ise hakanud seda vana lugu ümber kirjutama. Ja mängu tulebki uskumuste uus bioloogia, mis pakub meile täiesti uue ja palju võimestavama narratiivi. Ja siin ongi see iroonia. Teadus ise on see, mis lükkab ümber oma enda vana dogmat. Nagu see tsitaat selgelt ütleb, põhines idee geenidest kui saatusest vananenud kontseptsioonil. On aeg teaduse enda viimaste avastustega kaasa tulla. See tabel näitab seda muutust ideaalselt. Vasakul on vana lugu, mida meil on räägitud. Geenid kontrollivad elu, DNA on saatus ja sina oled ohver. Paremal on aga epigeneetika uus, revolutsiooniline lugu. Sinu taju keskkonnast kontrollib sinu geene. See tähendab, et sa saad muuta oma geenide avaldumist. Sa ei ole ohver, sa oled oma geneetika peremees. Aga kuidas siis see päriselt töötab? Tegelikult on see elegantne kolmeosaline protsess. Kõigepealt tuleb signaal. Näiteks sa tajud stressi või vastupidi armastust. Seejärel sinu rakumembraan, mis on justkui raku aju, tõlgendab seda signaali. Ja lõpuks reageerib rakk, andes käsu, millised geenid sisse või välja lülitada vastavalt sellele signaalile. See ongi taju ja bioloogia otsene ja vahetu seos. Ja siit jõuamegi kõige olulisema järelduseni. Kui sinu tajud kontrollivad su bioloogiat ja sinu uskumused kujundavad su tajusid, siis mis tegelikult su bioloogiat kontrollib? Just, sinu uskumused, see on põhimõtteline muutus, mis pöörab kõik pea peale. Mida see uus tegelikkus siis sinu jaoks tähendab? See tähendab seda, et me oleme palju võimsamad, kui see vana lugu meid kunagi uskuma on pannud. Mõelge korraks sellele numbrile. Kuni 70%. Nii palju meie igapäevastest mõtetest on psühholoogide hinnangul negatiivsed ja pidevalt korduvad. Ja kui me just õppisime, et meie mõtted on otsesed signaalid, mis muutuvad meie bioloogiat, siis milliseid signaale me oma kehale enamiku ajast saadame? Teate, placebo ja nocebo efektid ei ole mingi müstika. Need on otsene teaduslik tõestus sellele, millest me just rääkisime. Positiivne uskumus tervenemisest, isegi kui võtad suhkrutabletti, võibki luua tervenemise. Ja vastupidi, negatiivne uskumus haigusest loobki haigust. Meie uskumustest saab sõna otseses mõttes meie bioloogia. Ja kui kaugele see võim ulatub? Need näited siin on lausa hämmastavad. Tulel kõndimine, kus usk kaitseb keha füüsilise kahju eest, spontaanne taandumine, kus surmav haigus lihtsalt kaob,
Või isegi dissotsiaatiivne identiteedihäire, kus erinevad isiksused samas kehas võivad esile kutsuda reaalseid füüsilisi muutusi. See kõik viitab sellele, et meie meelepotentsiaal oma keha juhtida on peaaegu piiramatu. Kõik, mida oleme seni rääkinud, kehtib meie kui indiviidide kohta, aga mis juhtub, kui me rakendame täpselt sama loogikat kogu inimkonnale? Vaatame, kuidas see võiks viia kollektiivse tervenemiseni. See on tegelikult väga võimas perspektiivi muutus. Nii nagu sinu kehas teeb 50 triljonit rakku koostööd, et luua sind, oleme meie, igaüks meist, justkui üks rakk suuremas organismis, mida nimetame inimkonnaks. Ja see tähendab, et meie planeedi ja tsivilisatsiooni tervis sõltub otseselt meie kollektiivsetest uskumustest, sellest loost, mida me koos endale räägime. See iidne lugu on siin täiuslik kokkuvõte. Üks hunt on see vana lugu geneetilisest determinismist, hirmust, konkurentsist ja ohvriks olemisest. Ja teine hunt on uus lugu epigeneetikast, võimest, koostööst ja piiramatust potentsiaalist. Küsimus on alati sama, kumba me toidame. Ja see ongi küsimus, mis jääb õhku meile kõigile. Meie planeedi ja liigi saatus ei pruugi sõltuda välistest jõududest, vaid meie kollektiivsest valikust. Valik on meie. Niisiis, kumb hunt võidab?